raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Räägime asjast. Me räägime raadiosagedustel, mis on Ring FMil ja Ruut FMil ja esmaspäeval on ka Kuressaare pereraadios. Aga muidu meid saab vaadata siis Facebookist, Räägime asjast kanalilt, Facebooki Mardi ja minu enda kanalilt. YouTube'is on eraldi Räägime asjast kanal ja ma panen X-i ka üles enda kanalile. Meil on täna sellised teemad, et me kõigepealt räägime sellest, kuidas Reformierakond on riigi korda teinud ja nüüd hakkab unistama. Ja eks neil peale unistamise minu meelest väga palju järele ei ole jäänudki pärast seda, mis nad riigiga teinud on. Siis me räägime, ma saabusin just Ameerika Ühendriikidest Washingtonist selliselt ürituselt nagu suveräänsete riikide liidu asutamiskoosolek või selline esmakoosolek, väga kõrgetasemeline, väga sisukas, mis ma seal nägin ja kuulsin ja tegin. Ja kolmas teema, kõige võib-olla siis tõsisem teema on, mis siis ikkagi toimub Iraaniga, miks see sõda algas ja mida me edasi võiksime siis arvata, et juhtuma hakkab. Aga teen lennujaamas oma telefonikese lahti, et teada saada, mis siis Eesti ajatsoonis ka juhtunud on ja loen, kuidas Reformierakond on kuulutanud välja, et nad on riigi korda teinud ja nüüd unistavad suurelt. Ja ma mõtlen, et kas nad lasid mõnel teismelisel AI-ga mängida ja sellise jutu valmis kirjutada, et see on ju absoluutselt pöörane. Reaalsusest irdunud asi, see on see, mille kohta meie kogu aeg sinuga ütleme, et meie valitsus, meie valitsev eliit paneb meile ette kogu aeg valikut, uskuge meie valesid või uskuge oma silmi või ärge uskuge oma silmi, sest te peate uskuma meie valesid. Mina mäletan nõukogude aja lõppu ja nõukogude aja lõpul oli täpselt sama. Poed olid tühjad ja teed olid auklikud, kõik lagunes, miski ei toiminud, oli defitsiidi ajastu. Kõik käis ainult tutvuste kaudu ja isegi tutvuste kaudu enam midagi ei saanud. Aga propaganda oli selline, et kõik on kõige paremas korras ja loomulikult oli süüdi rahvusvaheline imperialism. Nüüd on ka süüdi. 4 ilma aasta aega ka. Nüüd on ka ikkagi süüdi ju rahvusvaheline olukord ja sõda Ukrainas ja ma ei tea veel, mis asjad. Et kogu aeg on keegi teine süüdi. Reformierakond ja tema satelliidid on kõike teinud kõige paremini ja õigemini. Aga näed, valiskeskkond tekitab probleeme, aga me saame sellest jagu. Et see meenutab mulle seda, aga teiselt poolt meenutab mulle see ka ausalt öeldes Joseph Goebbelsit. Sest et Goebbels ju ütles ka väga selgelt, laimake, midagi jääb alati külge. Ja nüüd on vaja laimata, EKRE-t on vaja laimata, Helmeid on vaja laimata, on vaja sildistada, kõik teised on milleski süüdi ja midagi valesti teinud. Vaatame neid Riigikogu infotunde. Sa esitad küsimuse ja sa saad sealt vastu laengu mingisuguseid süüdistusi, sulle pähe pandud mõtteid, sulle inkrimineeritud mingeid hoiakuid, mingeid suhteid, ma ei tea, Putiniga, ma ei tea veel kellega. Gorsiga kohvi joomist. Et sa esitad küsimuse mingisuguse probleemi kohta, mis riigis on ja saad teada, et süüdi oled sina, et sa üldse julged midagi küsida. Ja uue satelliidi ehk siis parempoolsete juht Lavly Perling ongi ju süüdistanud meid, kuidas EKRE on riigivastane. EKRE juhid on riigivastased. Ei, me ei ole riigivastased, me ei ole Eesti riigivastased, kulla inimene. Me oleme selle jõugu vastased, kes on selle riigi laostanud. Me oleme selle režiimi, korrumpeerunud režiimi vastased. Ja see korrumpeerunud režiim, mis ei suuda normaalselt külma jäätunud teedega olukorras varustada oma väikesaari eluks vajalikuga, kus inimesed surevad külma kätte, kus 5% elanikest elab allapoole vaesust. See on see korda tehtud riik. Riik, mis kõikide näitajate kohaselt on Euroopa viimaste hulgas kõige osas. Esimeste hulgas inflatsiooni osas, aga viimaste osas ostujõu osas, viimaste osas palgakasvu osas, mille kõige osas? Demograafiaga. Minul, kuna nad on rääkinud ju, ja see puudutab mind otseselt isiklikult, et nad rääkinud ju alates sellest ajast saadik, kui me olime valitsus, kui ma olin rahandusminister, nemad rääkisid sellest, kuidas EKRE ajab riiki pankrotti ja ajab riigi rahanduse sassi ja nemad tulevad riigi rahandust korda tegema. Ja siis nad said valitsusse, suurendasid iga aasta
suurendasid defitsiiti, suurendasid riigi võlga, suurendasid miinust. Iga aasta ajasid majandust rohkem auku. Igal aastal tõstsid makse. Kõik näitajad, riigi võlg on viimase 5 aasta jooksul 2-kordistunud ja see viimased 5 aastat, mil Reformierakond valitsus olnud, eks ju. Riigi eelarve miinus on peaaegu kõikidel aastatel olnud oluliselt suurem, kui ta oli siis, kui meie olime valitsus ja isegi kui me võtame selle koroonaaegse suure defitsiidi arvesse, siis isegi sellega võrreldes. Ja ikka nad räägivad sellest, kuidas keegi teine ajas riigi rahanduse sassi ja ikka nad käivad ringi sellise näoga, et nemad olid need, kes on nüüd riigi rahanduse korda teinud. Sellist pankrotikurssi, sellist miinust ei ole mitte kunagi Eesti riigil olnud, mitte kunagi nii halba riigi eelarve seisu ja sellest, selle kõrval ka majanduse seisu ei ole mitte kunagi Eestil olnud, et mille nad korda tegid. Nad said, kui me valitsusest siis välja löödi meid riigipöördega, kaporatuuri riigipöördega, siis said nad 8% majanduskasvu ja tasakaalus eelarve. 2021. aasta eelarve oli tasakaalus aasta lõpuks. Prognoosid olid, mis nad iganes olid, aga eelarve oli niimoodi tehtud, et aasta lõpuks oleks olnud enam-vähem tasakaalus, aga Jüri Ratas ja Kaja Kallas laenasid juurde peaaegu 700 miljonit eurot ja aasta lõpus löödi numbrid kokku, et SKA riigieelarve miinus oligi 700 miljonit. Mõned 10 miljonit siia-sinna natuke ümardan, aga põhimõtteliselt see miinus, mis oli nende tehtud uue lisaeelarvega, minu tehtud eelarve oli tasakaalus. Ja nii nad panid edasi, 22. aasta läks veel hullemaks, 23. aasta veel hullemaks. Ja ega ju selle aasta eelarve on ette nähtud, et on kõikide aegade kõige suuremas eelarve defitsiidis. Mille nad korda tegid? Paneme siis sinna järjest kohe juurde. Aga mis iibega tehti? Perepoliitikaga lubavad, et nüüd hakkavad unistama suurest Eesti laste hea kvaliteediga avalikust teenusest. See on valitsus, kelle ajal on suletud rohkem väikekoole kui kunagi varem. Mille te korda olete teinud iibega? Ma käisin ühes poes. See on suhteliselt suur pood ja palju kaupa ja ta on niisugune pereettevõte. Ma ei hakka ütlema, millega ta kaupleb. Pole tähtis, ei osunda, et süvariik saaks oma kättemaksuaktsioone algatada. Aga tema üürib oma hoonete kompleksides, ütlen seda ka mitmuses, on aastaid elatanud ennast suuresti sellest, et ta üürib teistele firmadele välja. Ja nüüd ta ütles, et mul on tühjus. Kõik lähevad pankrotti või lähevad kodutööle või lähevad mingisuguse, ma ei tea, odava keldri pinna peale või kolivad üldse Tallinnast välja kusagile, et kulusid kokku hoida. Need, kes pole veel pankrotti läinud, ütles, et katastroof on täielik. Ei jõua oma üüriarveid maksta nii või teisiti. Katastroof on täielik, ta ütles, et tal on ka täielik mure, et tema on ka ju, tal on ikkagi nendes hoonetes ju ka kõik need igasugused kulud peal. Et ja küll teatud kulud maksab rentnik, aga teatud kulud tuleb ikkagi temal maksta maamaksud ja seal veel, ma ei tea, mis asjad. Et tal on sõna otses peenike peos ja ta on suhteliselt heal järel ettevõtja. Ta on kogu aeg olnud heal järel ettevõtja ja nüüd on ta jõudnud sellesse olukorda, kus ta ütleb, et ma ei tea, mis saama hakkab, aga ma vahete vahel mõtlen, et aga las kukub kõik kokku, et see lõputu õudus peab ükskord lõppema, olgu siis õudne lõpp, aga see lõputu õudus peab ka lõppema. Et see on üks Eesti ettevõtja ja mitte sugugi mingisugune pisike ja tähtsusetu ettevõtja, vaid niisugune Eesti mõistes ikkagi natuke sinna keskmise poole küündiv. Aga korda tegemisest veel, et kas energeetika on korda tehtud või? Kas energeetika on korda Eestis tehtud või? Kas riigikaitse, millest nad on rääkinud meile alates 22. aasta, sellest ajast, kui suur Ukraina sõda lahti läks, nad muust ei räägi kui riigikaitsest. Kuidas paneme raha juurde ja ostame uusi relvi ja mitte midagi ei ole tehtud. On ostetud neid liikursuurtükke, nüüd on neid siis, ma ei tea, 12 tükki juurde ostetud või palju neid on. Aga need olid vanad otsused, mis tehti ju ennem juba ära. See on ju kõik, need on kõik hilinenud ja tegelikult korrigeerimist vajavad otsused ka nende liikursuurtükkide suhtes. Oleme ostnud laskemoona, nagu nad ütlevad, nii et ei ole enam ladusid kuhu panna, aga need on maapealsed laod, kullakesed. Vaatame, mis Iraanis toimub. Vaadake, mis toimub. Saadetakse meile mingisugune 200 drooni peale ja kõik põleb. Need liikursuurtükid põlevad, need laod lendavad õhku, elektrijaamad põlevad. Et missugune see kindlates kätes kaitstud Eesti on selle aja jooksul. Aga raha
Eesti maksumaksja raha on kulutatud nii, et maksumaksja lõikab nööriga leiba. No aga mis neil veel korda on tehtud? Noh, iibest me juba rääkisime, sünnid kõikide aegade kõige madalamad Eestis, aga immigratsioon. Selle eest on toodud meile riiki rohkem kui Brežnevi ajal, rohkem kui Aleksander III ajal, rohkem kui Stalini ajal, immigrante sisse ja muidugi kõige rohkem slaaviriikidest, aga üldse Nõukogude Liidu aladelt, Usbekistanid, Turkmenistanid, Kõrgõzstanid, mis meil seal kõik on, Kasahstanid, Moldova, eks ole, aga kõik on venekeelsed ju. Kõik on venekeelsed ju. Ja sellele lisandub loomulikult siis selline pidev, karm, sissevool Bangladeshist, Vietnamist, Süüriast, Afganistanist, Marokost, kõikidest nendest kohtadest, mis on teinud Rootsist ja Saksamaast ja Hollandist ja Prantsusmaast võimatud riigid, kus elada. Ei ole ju korda tehtud. Põllumajandus, 20 aasta sügavamas kriisis jälle Eestis. Me ei suuda ju ennast toiduainetega varustada. Et kui tõesti tabab suur kriis, aga praegu see on ju juba kätte jõudnud. Iraanist räägime, aga kogu see tarneahelate ohtu seadmine, kogu energeetika kallinemine. Ma ei tea veel, mis tagajärjed selle kõigega saavad olema majanduslikus plaanis, võimalik valuutasüsteemide kokkukukkumine. Et me ei ole ju absoluutselt selleks valmis. Ja toiduainetest rääkides, teravilja ja piimaga suudame ennast ära varustada. Aga kanamunad toome sisse Lätist. Poole ulatuses, jah. Ja sellest hoolimata, et me ainult poole oma kanamuna vajadusest katame, nõuavad siis mingid loomakaitseaktivistid, et seegi tootmine tuleb Eestis põhimõtteliselt ära lõpetada. Et muidu on kanadel halb olla. Neil on kindlasti parem olla Leedus ja Lätis siis suurfarmides kui Eesti olemasolevates farmides. No see on ka täiesti ajuvaba tegevus. Läti puurikanade munad kõlbavad süüa küll, aga vaata Eesti puurikanadega munad ei kõlba süüa. Vaata, need on need inimesed, kes on linnas kasvanud, kellel puudub igasugune elementaarne kokkupuude reaalse eluga, sealhulgas ka maa tootmise maaeluga, mille põhialus on ikkagi väga lihtne. Siga on maha löömiseks, siga on ära söömiseks. See on lihtsalt nii karm. Siga ei kasvatata, mõni kasvatab siga ka lemmikloomaks, aga põhimõtteliselt siga ei kasvatata lemmikloomaks. Ei, kusjuures see ei tähenda, et notsu tore ei ole. Notsu on väga tore loom. Notsule sügad kõrva tagant ja annad talle solki ja pärast tema annab sulle vastu oma ribid. Et see on aus kokkulõppe. Aga me kaldume kõrvale siin Reformierakonna korda tegemisest. See ongi korda tehtud, see on see korda tehtud põllumajandus. Ja lihtsalt ma mõtlen täiesti reaalsusest irdunud loosung. Aga teise poole loosung on samamoodi reaalsusest irdunud, et nüüd hakkame suurelt unistama. Et nende suur unistamine on ju olnud ainult üks, võtta maksumaksjalt raha ja kantida see oma sõprade taskusse. Mäletad, kui Michal käis siin ringi aasta alguses ja rääkis, et meil on väike, aga armas majanduskasv, tuli ikka lõpuks ära ja kaua tehtud kaunikene, ootasime ja ära jõudsime oodata ja nüüd läheb ainult paremaks elu. Mis tuleb välja, kui sa statistikat vaatad? Tegelikult majanduskasvu ei olnud. Majanduskasv on statistiline, siis selline, ma ei ütle statistiline vale, aga statistiline bluff, sest et ainus, mis selle majanduskasvu SKP mõttes tekitas, olid riigi kulutused. Ehk siis see raha, mille valitsus võtab sektori taskust ära, inimeste taskust ära, ettevõtete taskust ära ja annab siis riigile, bürokraatidele, ametitele kulutada, Rail Balticutele kulutada, tuulikud meestele kulutada, see on see majanduskasv. Aga see on tegelikult sotsialism. Kõigilt inimestelt raha ära võtta ja siis valitsus vaatab, kuhu ta seda ära uputab. Ja see ei too kunagi korralikku majanduskasvu, see toob võib-olla korra selles SKP kasvu, aga mitte päris majanduskasvu, mis toob inimestele palgakasvu ja ettevõtetele ekspordi ja tulukasvu, see ei ole see. Et see on ka vale. Aga millest me siis unistame? Mina AI-st unistame. Vabandust, ma just tulin Ameerikast, kus AI on suur teema, kõik räägivad AI-st. Selle AI-ga on ka niimoodi, et meie siin Eestis oleme selle rongi ammu maha maganud. Meil ei ole seda mahtu, meil ei ole neid ajusid ja meil ei ole arusaamist, mida selle AI-ga tegema peaks. Et me oleme sellest rongist maha. Mina saan küll aru, endal on mõistus otsas ja nüüd tahetakse, et masin hakkab riiki juhtima. AI hakkab riiki juhtima. AI otsustab, kus koole kinni panna, kus mitte koole kinni panna. AI otsustab, kuhu investeeringuid teha, kuhu mitte investeeringuid teha. AI otsustab muidugi alati nii, nagu talle andmed sisse söödetakse. Ja siis saabki need. Aga näed, AI ütles ka, et meie otsused tuuleparkide arendamiseks olid õiged.
Kui te niisugust AI poolt juhitud riiki tahate saata, siis te selle loomulikult ka saate. Aga tegelikult endal on mõistus otsas ju. No need on need inimesed, kes ütlesid, mina usun teadust. Ja enne uskusime teadust, nüüd usume AI-d. No AI-le ei ole inimesi vaja. AI-le tehisintellekt või tehisaru, nagu öeldakse. See, kui kiiresti ta on arenenud, see, see mida sellega tehakse. Jälle, kui me jõuame Iraani sõjateemade juurde, see, kuidas kasutatakse AI-d tänapäeval sõjapidamises. See on hirmu äratav. See tekitab must palju suuremat hirmu, kui see sama Iraani sõda ise. Aga midagi nad ei oska unistada ja kõigel lisaks mina ütleksin niimoodi, et partei, mis on olnud viimased 5 aastat võimul Eestis ja mis on olnud 30 aastast, nüüd juba rohkem 35 aastat, eks ole, 25 aastat Eestis võimul. Et vabandust, teid hinnatakse ainult selle järgi, millega ta hakkama olete saanud. See, mida te veel tahate teha või millest te unistate, see ei huvita mitte kedagi. Sellepärast, et teil on olnud võimalik näidata, millised teie unistused on ja kuidas te neid ellu suudate viia. Ja mina ütlen, et selle AI-ga seoses on üks unistus ka praegu, mis on teostamisel. See on ju kogu ühiskonna totaalse kontrolli alla võtmine. Ikka. See mingisugune inspektor Kukekesele käib üle jõu. Aga kui inspektor Kukeke saab enda käsutusse AI, millele ühendatakse kõik igasugused kaamerasüsteemid ja GPS-süsteemid ja pealtkuulamissüsteemid ja muud süsteemid, siis ongi kogu ühiskond kontrolli all. Siis on järgmine samm selle AI-ga välja töötada kiibid, siis on välja töötada implantaadid. Et tegelikult on mujal maailmas juba need inimesed, kes on vastutustundlikud ja mõtlevad inimeste peale ja demokraatia peale, inimeste poolt kontrollitud demokraatlike riikide peale, nad on need ohukohad ammu ära välja näidanud juba. Ma toon näite, mis oli võti sellele, et ameeriklased ja juudid suutsid nii karmilt Iisraeli juhtkonna maha tappa. Sest nad olid imbunud sisse või võtnud üle kõik Iraani kaameravõrgud. Kõik laternapostide otsas, bensiinijaamades, tänaval liikluspolitsei kaamerad, kõik olid endaga, nad nägid kõiki, kus sõidab inspektor Kukeke ise, kus sõidab Ajatolla ja kus sõidab tema ihukaitse ja kus sõidab tema ämm ja äi. Et see oli neil kõik teada. See oli nagu jooksis kõik kokku ja näotuvastussüsteemid, kõik asjad jooksid kõik neile kokku. Nad nägid reaalajas, kus keegi istus ja palun väga, meie just võtsime vastu seaduse Riigikogus koalitsiooni häältega, et kogu Eestis on lubatud kõikjal panna kaameraid. Miks me arvame, et hiinlased ja venelased ei saa kätte seda? Ei hiinlased ja venelased saavad ka kätte, aga muidugi jällegi ette rutates. Nüüd me oleme jõudnud maailmas sellesse olukorda, kus sellised purukesed nagu Eesti on kuskil tagaplaanil täiesti. Et tõeliste suurriikide tõelised huvid on praegu kokkupõrkel jõudnud, mitte enam kokkupõrke kursil, vaid kokkupõrkeni jõudnud Ukrainas ja Hiinas konkreetselt. Iraanis. Ja see lahendus, mis sealt nüüd tuleb, see hakkab määrama konkreetselt ka Euroopa ja meie saatust. Euroopat, me näeme, Euroopat ei ole ju. Kaja Kallas on aidanud kogu oma intellektuaalses mannetuses 100% kaasa sellele, et Euroopa Liit on muutunud naeruväärseks, lükata, tõugata nähtuseks. Ja kui nüüd suurriigid, tõelised suurriigid, ja need on 3. Need on Venemaa, sest ta on lihtsalt maailma üks kõige võimsam tuumariik. Konventsionaalne sõjavägi on ka päris arvestatav. Ja muidugi maailma kõige suurem tooraine varu. Ja seal on ikka kõike. Ja Hiina, sest ta on lihtsalt majanduslikult nii võimas, ta on intellektuaalselt nii võimas, ta on tehnoloogiliselt nii võimas. Demograafiliselt. Ja Ameerika. Need on need 3, kes praegu nüüd võitlevad ja kes tahavad proksidega jõuda lõppkokkuvõttes selleni, proksisõdadega ja proksi igasuguste operatsioonidega, et nad jagavad reviirid ära. Ja kui reviirid on jagatud, siis pange tähele, Eesti rahvas, kuulake nüüd väga tähelepanelikult, sest see puudutab siis meid, siis algab elujõuetute riikide likvideerimine. Ma olen seda 2 aastat rääkinud juba ja nüüd me oleme jõudnud sellesse murdepunkti, kus suurriigid lahendavad omavahelised reviiri küsimused ja hakkavad likvideerima elujõuetuid riike. Gröönimaa on üks esimene samm selles suunas. Kuuba on järgmine samm. Ja
ärge arvake, et see Euroopasse ei jõua. Et Euroopat ei puuduta see, et suurriigid hakkavad likvideerima elujõuetuid riike. Meil Reformierakonna juhtimisel, mis on korda tehtud selleks, et meid likvideerida. Vot see on see moment. Ja siin ei ole mingit valikut Eesti rahval. Kui ta laseb kõrvad lontis lambakarjana ennast ajada hukatusse, siis nii on. Aga me kutsume praegu ikkagi üles ja teeme üle-eestilist kõnetuuri Martiniga. Ärka Eesti. Kui me ärkame ja vastu hakkame ja kukutame selle süvariigi poolt upitatud ja võimul hoitava kamba, siis on Eestil lootust. Selle juhtimisega Eestil lootust ei ole. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme räägimegi asjadest. Ma räägin lühidalt sellest, või see on võib-olla sissejuhatus meie Iraani teemalisele pikemale segmendile. Olin Ameerika Ühendriikides ausalt öeldes 6 aja jooksul 2 korda seal käia. Need lennukid ja ümberistumised, see on, ma meelsamini ei käiks. Aga vaja on, nagu öeldakse, vaja on. Ja seal oli selline üritus nagu Alliance of Sovereign Nations ehk siis suveräänsete riikide liidu asutamis konverents või istumine, maailmas niisuguseid koosolekuid on omajagu, ega siis osadest saab asja, osadest ei saa asja, aga see oli kõrge tasemega ja see oli selles mõttes, seal on taga või seda veavad inimesed, kes on Trumpi nii-öelda maaga liikumise väga lähedal sellise valgele majale, valge maja poliitikale ja ütleme siis põhikorraldaja oli Anna Luna, kes on Florida kongressnaine, kelle üks kesksemaid teemasid praegusel ajal on siis valimiste aususe tagamine Ameerikas, selle nii-öelda valimiste seaduse korda tegemine, sest Ameerikas, nagu me oleme siin rääkinud, ju võib minna valima niimoodi, et sul dokumenti üldse ei ole, pildiga dokumenti ei ole. Valijaks sa saad selle kaudu, et emba-kumba partei nii-öelda paneb sind nimekirja. Et kui sa tahad minna kuberneri valimistele, presidendi valimistele, ma ei tea, kohaliku linnavalitsuse volikogu valimistele, siis põhimõtteliselt partei annab su nime valimiskomisjonile, valimiskomisjon paneb su nime ilusti kirja ja sina mine muidku valima. Kas sul kodakondsus on, seda mitte keegi ei kontrolli. Kas sa selle riigi või osariigi siis resident oled, seda keegi ei kontrolli. See on nagu selles mõttes täielik pardak, mis seal on ja valimisi võltsitakse seal selle läbi palju. Aga seal on ka muidugi elektrooniliste valimiste võltsimine, nüüd on ju ära tõestatud. Eestis lehest me seda ei loe, aga ära on tõestatud 2020. aastal, aga ka varem ja ka ilmselt 2024. aastal. Seal on siis mitte nii nagu meil interneti valimine, vaid seal on elektroonilised masinad. Sa lähed valimisjaoskonda, vajutad, tahan hääletada Trumpi poolt, vajutad Trumpi nii-öelda nupu peale ja sulle prinditakse väike paberikene välja, et sina hääletasid Trumpi poolt. Ja siis, aga see masin loeb hääle ikkagi Bidenile või Kamala Harrisele. Et masin on niimoodi programmeeritud. No, nii nagu meil. Nagu meil, eks. Ja ütleme, mehaanika on natuke teine, aga põhimõte on sama. Ja selle vastu need seal väga võitlevad ja see on ka see, mille kaudu mina temaga olen suhelnud ja mitu korda suhelnud, põhjalikult suhelnud, ja tema käib Valges Majas regulaarselt neid asju ka arutamas ja Trumpiga isiklikult arutab neid asju. Siis seal oli esindajate koja spiiker Mike Johnson. Mike Johnson on, ma ütleksin niimoodi, et väga kehva käega mängib päris head mängu. Ameerika esindajate koda on suur, seal on 435 esindajat või 430, ma ei mäleta. Ja vabariiklastel on siis õhkõrn ülekaal praegu seal, paar inimest rohkem kui demokraatidel, aga selle 220 või 218 vabariiklase hulgas on ju igasuguseid rainosid ehk siis neid, kes ainult nime poolest on vabariiklased, kes tegelikult on siis siuksed parimal juhul siuksed Isamaa tüüpi konservatiivid, halvemal juhul siis üsna otseselt Trumpi vastased, näiteks üks kongressi liige nimega Massey, kõikides küsimustes hääletab põhimõtteliselt alati Trumpi vastu. Aga vabariiklane. Et sellises olukorras sellist suurt kassi karja karjatades ikkagi mingisuguse seadusandlusega edasi liikuda on suhteliselt suur saavutus. Senatis on natuke parem, sest et paljud asjad on sellised, mis lähevad mõlemast läbi. Aga senatis on neid rainosid jälle rohkem.
Ehk siis senatis neil on 53 nime poolest. Aga neid on lihtsam selles mõttes, et neid on vähem, neid on võimalik väänata. Ja neid on võimalik. No ühesõnaga, see on selline sisepoliitiline. See on poliitika. Absoluutne vorsti tegemine, ja. Aga noh, ütleme, et seal oli kohal neid demokraat või vabariiklikke ja ikka selliseid tõsiseid, selliseid, kes on kõige raskematel aegadel Trumpi poolt olnud näiteks selliseid tüüpe oli seal üks 10 kohal ja näiteks üks vabariiklik esindajate koja liige, kes kõige, kui midagi väga erakorralist ei juhtu, on tõenäoliselt aasta pärast Florida guberner. Et seal ikkagi kõvad nimed olid kohal, ma ütleks niimoodi. Ja räägiti siis millest? Räägiti näiteks sellest, et energia sõltumatus. Kõige olulisem punkt on see, et suveräänsus on oluline, et ilma suveräänsuseta, et riikide suveräänsus on rahvusvaheliste suhete alus, et riikide suveräänsus asju ise otsustada ilma, et keegi sulle sealt, ma ei tea, ÜRO-st või Euroopa Liidust või OSCE-st või IMF-ist või kuskilt midagi ette kirjutaks. Et sina pead ise saama otsustada, sest et see on ainus viis, kuidas demokraatia toimib. Kui sina valijana ei saa endale valida parlamenti inimesi, kes saavad otsustada, kas me astume Pariisi kokkuleppest välja või ei astu, kas me astume Istanbulist välja või ei astu. Kui meie teeme siin hääletuse, et me võtame, ma ei tea, loobume CO2-st ja siis tuleb meil Euroopa Komisjon, kes ütleb, et see küll ei lähe. Siis sul ju ei ole, valimised ei oma enam mõtet, siis demokraatia enam ei tööta. Nii et see suveräänsus on ka demokraatia eeltingimus või lähtetingimus. Aga suveräänsus on ka majandusliku vabaduse ja ka sõnavabaduse üks oluline eeltingimus. Aga siis ka energia sõltumatus. Et seal oli endine Ameerika siis, ta nimi on siseminister Ameerika tingimustes, aga ta tegelikult sisuliselt oli ta siis meie mõistes keskkonnaminister, kelle ülesanne eelmise Trumpi, ta oli eelmise administratsiooni ajal oli siis minister ja kelle ülesanne oli siis lõdvendada keskkonnaalast regulatsiooni, et oleks uuesti võimalik hakata tootma siis õli, kildagaasi, gaasi ja tuuma renessans teha. Et seda nad tegid juba 10 aastat tagasi, 7 aastat tagasi. Ja kuidas tast lahti saadi, siis talle tekitati bürokraati, tema enda alluvate poolt tekitati talle skandaal, et ta oli seal mingisuguse sisemiste paberi asja ajamiste korras põhimõtteliselt huvide konfliktis olnud, et ei kuulanud ametnikke ja tegi oma otsuseid oma peaga ja kangutati ametist lahti manufakteeritud skandaaliga. Aga tema sõnum oli väga lihtne, et kui sul ei ole energia sõltumatust, siis sul saa olla ka riiklikku sõltumatust. Siis sul ei saa olla suveräänsust. Et kui sa sõltud sellest, mida teised, ja kui me nüüd hakkame Iraanist rääkima, siis see on mina arvan, et keskne küsimus siin kogu selle Iraani sõjal. Kui sa sõltud sellest, mida teised sulle saavad anda, kas energias või siis haruldastes metallides, siis sul tegelikku sõltumatust ei ole. Ja ka, et sõjaline sõltumatus on nurgakivi, on energiasõltumatus. Aga siis väga palju rääkisime seal ka sõnavabadusest, näiteid üle terve maailma palju, seal oli väga lai esindatus, seal oli Koreast, Taiwanist, seal oli Aafrika riikidest, seal oli Ladina-Ameerikast väga palju, oli Euroopa riikidest ja mis kuna ameeriklased on ameeriklased, ega nemad ei vaata, kas Euroopa Liit või mitte, seal olid väga huvitavad vestlused olid mul näiteks Gruusia esindajatega, Serbia esindajatega, seal selles mõttes see pilt oli teine kui need tavapärased Euroopa koosolekud, kus ma käin, sest Euroopa koosolekud on patriotide parteid ja seal väga kindel piiratud seltskond, aga seal oli hoopis laiem see seltskond. Ja valimistest, me rääkisime ka sellest valimiste aususest, näiteks Lõuna-Koreas samamoodi e-valimiste või elektroonilise valimissüsteemiga, mitte sellisega nagu meil natuke teistsugusega, tehakse massilist valimispettust. Austraalias, osades osariikides täpselt sama jama. Et Ladina-Ameerikast me üldse ei räägi. Ja mis kõik räägivad üht sama juttu kusagil, seal nullindate keskel 2004, 2005, järsku hakkasid tekkima ühe ja samasuguse sellise IT-lahendusega programmid, mis siis igal pool riikides popsatasid üles, et nüüd hakkame läbi viima selliseid moodsaid ja paremini lahendatavaid valimissüsteeme ja kõik jooksevad tagasi kokku Venezuelasse. Kõik need programmid ja Venezuela kaudu Hiinasse.
et see noh, nii-öelda demokraatia õõnestamine on toimunud ikkagi kõva 20 aastat siin just läbi nende elektrooniliste valimiste. Sellest saadakse aru, sellest saavad ameeriklased aru, sellest saavad teised aru. Ja sellega noh, nad tegelevad plaaniga, kuidas sellest jagu saada, kuidas sellest lahti saada. No võtta, aga suveräänsusest rääkides ongi ju Reformierakond Eesti nii korda teinud, et mingit suveräänsust meil ei ole. Meil ei ole energeetilist suveräänsust, meil ei ole julgeolekulist suveräänsust, meil ei ole mingisugust majanduslikku suveräänsust laiemalt võttes. No, meil ei ole tegelikult enam ka rahvuslikku suveräänsust, sest meid lämmatatakse slaavlaste massidega. Ukraina on see, mis on tegelikult nagu see õige Eesti praegu. Et kõik nad on hävitanud ja korda tegemise sildi all. Nii et, aga noh, ma saan aru, et sina ja sinuga oli kaasas ka Monika Helme, et seal seda meie e-valimiste teemat püüdsite toppida ikka igale poole, kuhu vähegi toppida andis. Ja no see oli meie põhitegevus seal, võib ütelda nii, ja ma ei hakka siin nüüd nagu kõigile rääkima, kellega ma mis juttu rääkisin seal, ennem ei kire, kui kuhugi välja jõuab, aga liigutasime edasi seda asja ja noh, ma ütlen selles mõttes, see teema on sugugi mitte vähe tähtis Ameerika administratsioonile ja ta on, noh, minu sõnum oli kogu aeg üks ja sama, et kui ameeriklased tahavad saada suveräänsusmeelseid sõbralikke valitsusi, siis selle jaoks peab esimese sammuna saama Euroopas või ka Koreas või ka Austraalias ausad valimised. Et muidu ei saa, muidu istuvad siin edasi eluaegade lõpuni need nagu on. Ei no, meil Eestis tehakse nüüd ju silmamoondust jälle. Ega siis süvariik, meie süvariik, meie süvariik on lihtsalt naeruväärne asi. Meie süvariik istub Londonis Thamesi kaldal MI6 majas. Sealt tulevad meil juhtnöörid, sealt tulevad meile need juhtmed ka, mida mööda meile kõike sisse söödetakse. Aga nüüd plaan on tehtud siis väga lihtne. Kuna Reformierakond on inimesed ära tüüdanud ja inimesed on rahulolematud, siis Reformierakond ongi praegu tehtud patuoinaks. Reformierakonda mingil määral aidatakse, upitades siis üles nende igasuguseid suur võit oli neil, eks ole, maksuküüru kaotamine. Oi, missugune kampaania, siis nüüd on, et tegime Eesti korda. Et nad jääksid praegu nüüd võimust mõneks ajaks ilma, ütleme üheks perioodiks 4 aastaks, aga asemele paneme need, kes on samuti täpselt samamoodi meie kontrolli all. Meie kontrolli all on vanadest aegadest, juba Laari aegadest Isamaa. Ja nüüd on meie kontrolli alla ilusti ja kenasti manööverdatud pärast Savisaare edukat kõrvale puksimist ka Keskerakond. Ja nüüd me mängime siis seda mängu, et muutus algab koos nendega. Muutus algas Saaremaal. Mingit muutust ei alga. Kus see muutus praegu Tallinnas meil on? Kus see muutus on? Milles see muutus seisneb? Mina Tallinna elanikuna, ma olen küll tõsi, pean tunnistama, ma olen nagu 3 perekoer, et elan kord Pärnus, kord Läänemaal, kord Tallinnas. Aga ma Tallinnas ikkagi suure osa tööl käies ja olles mingit muutust ei tunne. Mingit muutust ei tunne. Ei ole midagi paremaks läinud, ei ole heakord paremaks läinud, ei ole prügiveoga on tekkinud probleeme. Kogu aeg prügivedu oli nagu kellavärk. Nüüd ma ei tea, millal mul prügi ära viiakse. Ma lihtsalt ei tea, aga mul on sellega seoses väga lihtne probleem. Kuna mul on koer, siis prügivedaja prügikonteinerit õuest võtma ei tule, kui ma ei ole seda värava taha tõstnud. Aga ma ei tea, millal tõsta. Ja oligi viimane prügivedu oli niimoodi, prügimasin sõitis mööda tänavat ja Monika hakkas ära minema kuskile ja prügivedaja vehib talle, et ma viin su prügi ka ära. No viis ära, tore, et ära viisid, aga ma ei teadnud, et sa sel päeval tuled. Mulle ei olnud teatatud ja mingit graafikut ei ole mulle antud. Et üks näide, et muutus algab halvemuse suunas. Et mitte mingit muutuse paremust ei ole olnud ja ei tulegi, sest need inimesed on kõik kontrolli all. Minu meelest see, mis meil Saaremaal praegu toimus, on niivõrd ilmekas, et tegime koalitsiooni, tegime suure raskusega Saaremaal koalitsiooni sügiselega, ei tahtnud Isamaa ja Keskerakond meiega seal väga teha, aga okei, tegime ära ja koalitsioonilepe oli selline, et keegi ei lubanud koole kinni panema hakata, vastupidi, kõik olid ennem nagu valimisi sellel seisukohal, et koolid jäävad alles ja koalitsioonilepingus oli kirjas, et tuulikuid ei tule. Ja siis
hoolimata sellest koalitsioonileppest, et koolid jäävad alles, hakati koole sulgema EKRE selja taga ja hakati tuulikuid tegema. Ja kusjuures me saimegi ajakirjandusest teada, et vallavanem, see võmmikene, kes seal on nüüd vallavanem, endine võmm, on võtnud koolid ette ja öelnud, et me paneme 3 kooli kinni. Aga kui me läksime karjuma selle peale, siis visati meid koalitsioonist lihtsalt välja. Ja sest et kõik jätkub nii nagu peab. Koolide kinnipanemine jätkub, tuulikute tegemine jätkub ja meil oli siis põhimõtteliselt valida, kas istume koalitsioonis ja anname sellele oma heakskiidu ehk läheme oma valijatele antud lubaduse vastu. Või ütleme, et me ei ole nõus sellega ja laguneb koalitsioon. Vähemalt me ei ole nõus sellega. Aga ma tulen korra oma Ameerika reisi juurde tagasi, ühesõnaga see, mida seal ehitatakse, tegelikult on alternatiiv nii, või ütleme siis, see peab asendama tulevikus nii ÜRO kui kõik teised asjad. Seepärast, et need süsteemid, mis meil täna on, need globalistlikud süsteemid, need niikuinii ei ole töötanud juba ju aastaid ja aastakümneid. Ja kui nad töötavad, siis nad töötavad suveräänsete riikide kahjuks, nad töötavad rahvuste kahjuks. Need on üle võetud globalistide ja globalistide rahastajate poolt. Ja vaja, aga nii nagu me ka oleme siin saates rääkinud, ega siis maailm ju toimib ikka, peab toimima ikka, mingid uued struktuurid peavad toimima ikka ja need uued struktuurid tuleb ise proaktiivselt luua. Et seal oleks õige ideoloogiline nurgakivi ja et seal oleks õiged inimesed ja õige see nii-öelda ülesande püstitus. Et see oli see, mida seal tehti ja ma loodan küll väga, et see võtab hoo sisse. Aga te saite kindlasti ka mingi väikese sissevaate Ameerika sisepoliitikasse, sest kui me loeme meie meediat, see kubiseb valedest, see kubiseb sellisest moonutatud pildist, see kubiseb mingisugusest CNN-ist ehk Communist News Networkist võetud uudistest, mis annavad absoluutselt pahupidi pööratud ja ideoloogiliselt ülilaetud pildi sellest, mis Ameerikas toimub. Ja ütleme selles mõttes, nad on mures, neil on valimised on tulemas ja ütleme siis vabariiklased kardavad, et nad kaotavad alamkojas esindatuse. Et see on ajalooline trend, et viimase 90 aasta jooksul on ainult 2 valimistel, siis vahevalimistel võimul olev partei ehk presidendipartei valimised võitnud. Et alati on kaotatud ja vahel on küll säilitatud võim, sellepärast et on olnud nii-öelda pikk maa taganeda ehk suur ülekaal on ennem olnud ja see ülekaal on lihtsalt vähenenud, aga alati on võimul olev partei kaotanud, et erandiks oli 2001. aasta septembri rünnakute järel toimunud valimised 2002 aastal ja ma arvan, et Reagani ajal ka ei olnud, Bill Clintoni ajal oli ka 98. aastal või seal, tõesti haruldane lugu ja nad on mures selle pärast. Samal ajal Trump väga süstemaatiliselt teeb tööd selleks, et neid valimisi mitte kaotada, alates sellest, et ta on maksu- ja majandusasjad ilusti käima saanud, väga ilusti käima saanud, Ameerika majandus on suurepärasel kursil. Mille kohta meie meedia ei ole me kuuleme valesid, me kuuleme, siis kui mingi uudis tuleb, mis on negatiivne, siis seda võimendatakse. Näiteks nüüd tuli uudis, et veebruarikuine siis tööturu liikumine oli negatiivne, et töökohti kadus rohkem kui juurde loodi. Aga millest ei räägita on see, et Ameerikas on tegelikult majandusbuum ja tööpuudus on ikkagi, siis kui Trump ametisse sai, oli tööpuudus 4,2%, nüüd on 4,4%, et see tööpuudus meie mõistes ei ole mitte midagi ja see kasvki on väga väike olnud ja see kasv oli mõnes mõttes ennustatav selle majandusreformi tulemusel, mida ta on ette võtnud, kus siis majandus restruktureerub ja millest ei räägita selle kõige juures on see, et Ameerikas kõik uued töökohad, mis luuakse, on erasektoris. Sellega on käinud kaasas, ütleme siis niimoodi, et ebatavaliselt suur tootlikkuse kasv. Tootlikkus kasv tähendab tegelikku majanduskasvu. SKP kasv, nagu me rääkisime siin ennem Eesti SKP, see on bluff võib-olla. Võib-olla, ei pruugi, aga võib-olla. Aga tootlikkuse kasv on tegelik rikkuse kasv. Ja mis on teine oluline asi, et kõik töökohad, mis on loodud viimase aasta jooksul Trumpi ajal, on täidetud kohalike ameeriklastega, mitte immigrant tööjõuga.
Ehk siis kadunud on 300 000 bürokraatide ametikohta on kadunud, mingi 700 000 immigrantide töökohta on kadunud, aga kohalikud elanikud on töökohti juurde saanud ja need töökohad maksavad kõrgemat palka. Ehk siis sellest sulle keegi ei räägi, eks ole, ERR-ist seda ei loed ainult, kuidas tööpuudus kasvas ja töökohti oli vähe. Aga nad on mures ja mis on muidugi ka selge on see, et tõesti sellele maaga ühele tiivale kindlasti see ei meeldi see Iraani sõda. Ja isegi niivõrd mitte probleem ei ole Iraani sõjas, vaid probleem on selles, et Iraan ja seal eelnevalt sellele oli siis Venezuela ja sellele eelnes suvel Iraani ründamine ja siin neile ei meeldi, nad tahaksid olla isolatsionistid, nad päriselt tahaksid olla isolatsionistid, need üldse ei huvita, mis teisel pool ookeanit on, ükskama kumbal pool ookeanit, Vaikne või Atlandi. Ja nad on instinktiivselt või ütleks lausa niimoodi kiiksuga vastu sellele, et Ameerika tegeleb muu maailma asjadega ka. Aga fakt on see, et Ameerika ei saa tegelikult kunagi olla päriselt isolatsionistlik. Raadiosaade Räägime asjast. Kui me Iraani juurde tuleme, siis meil ka ju arutatakse ja vasakpoolsed väga palju arutavad, et Trump rikkus rahvusvahelist seadust, rahvusvahelist õigust, kui ta Iraani ründas. Ma küsiks, et 40 mitu aastat, see nüüd on olnud 47 aastat on Iraanis olnud mullad võimul. Et nende esimene akt pärast islami revolutsiooni oli ameeriklaste ründamine. Iraan on olnud Ameerikaga sõjas 47 aastat. Beiruti kasarmute ründamine, siis mis oli Ameerika sõjalaev Cole, mida nad ründasid. Kui palju nad Ameerika tudengite pantvangi võtmine, iraanlased, küsime, kuidas see on kooskõlas rahvusvahelise õigusega, on rünnanud Bali ööklubisid, on rünnanud Buenos Airese mingisuguseid kultuuriasutusi, mida kõike, keda kõike nad ei ole tapnud, et kuidas selle rahvusvahelise õiguse, kuidas see, et Iraan on olnud sõjas aastakümneid, Iraan on läbi oma prokside, Hamasi, Hezbollahi olnud sõjas kogu aeg. Et kui nüüd keegi hakkab siin hädaldama selle üle, et ei tea küll, miks nad nüüd praegu sõtta läksid. Nüüd siis siin minu meelest me jõuame selle põhivastuseni, et kõik vaatavad seda asja, mitte kõik, aga väga paljud, kes kritiseerivad seda sõda, jauravad sel teemal, et aga näe, teenib Iisraeli huve. Ütlete seda nagu see oleks mingi paha asi. Aga miks ta ei või teenida? Miks Iisrael ei või Iisraeli huve teenida? Ameerika, aga see on vale, selles mõttes on täiesti vale keskendumine. Sest need riigid, kes tuletame meelde, Trump tegi ringreisi Lähis-Idas ja ei külastanud Iisraeli, vaid külastas ainult neid lahe riike kõike seal, Kuveidid, Katarid, Saudi Araabiad. Nii, jah, Netanyahu on käinud mitu korda Washingtonis ja nad suhtlevad omavahel tihedalt. Loomulikult, kui sa ühiselt hakkad sõda planeerima, siis tulebki suhelda tihedalt. Aga need olid just nimelt Araabia riigid seal, kes siis kulisside taga väga nõudsid, et võtke midagi Iraaniga ette, sest nad kõik kardavad Iraani. Aga ka see on veel vale fookus. Kõike, mida me vaatame Ameerika tänase välispoliitika puhul, Trumpi välispoliitika puhul tuleb vaadata mitte läbi juudi selle mingisuguse pisikeses vaatevinkli ega araablaste, vaid tuleb vaadata läbi Hiina ja energeetika. See on see, mis on tegelikult, millest tuleks tegelikult rääkida. Kui sa sellest ei räägi, siis sa räägid valedest asjadest. Ei esiteks tuleb ikkagi silmas pidada ka seda, et riikidel võivad olla ühised huvid. Ameerikal ja Iisraelil võivad olla ühised huvid ja ongi ühised huvid. Ja ma tahan sinna juurde öelda, Iisraelil ja Saudi Araabial ja Kataril on ühised huvid, et püüdke see oma peakeses kuidagi klappima panna. Teine asi on see, et aga võib-olla hoopis Ameerika kasutab Iisraeli ära. Mitte Ameerika ei ole Iisraeli huvides sõjas, vaid tegelikult Ameerika laseb ka Iisraelil enda eest sõdida. Sest kui sa vaatad neid mahtusid, mis nad praegu seal pommitavad, Iisrael teeb suuremat mahtu. Nii et siin tuleks natukene ikkagi mõttetegevus sisse lülitada, enne kui siin hakata jälle hüsteeriliselt ja emotsionaalselt karjuma. Aga loomulikult, nii nagu ma siin natuke aega tagasi ka saates ütlesin, see on nüüd tõeliste suurriikide tõeline konflikt tõeliste huvide osas lahenduste leidmiseks. Ja kui me vaatame nüüd Trumpi välispoliitika neid niisugusi vektoreid, siis me näeme, et ta tegelikult väga sihikindlalt võtab ka kõikide nende tema poolt alustatud välispoliitiliste initsiatiivide kaudu ja abil kontrolli alla maailma energeetika ressursse.
Iraan loomulikult on vastik mullade mõrvarlik režiim. Ja ta ei ole mõrvarlik mitte ainult oma rahva hulgas. Alles see oli, kui seal, ma ei tea, 30-40 000 inimest tänava... Mitte keegi ei hädaldanud. Nüüd hakati hädaldama selle peale, et vaadake, üks kool sai pihta. Tähendab, ärge tulge rääkima. Ärge lihtsalt tulge rääkima. Tapsid maha sujuvalt mingi 35 000 inimest. Ja keegi kobisend tsiviilisikute pärast. Meie humanistid olid millegipärast vait. Aga teine asi on ka see, et lisaks sellele, et ta on ebameeldiv ja inimvaenulik režiim, on ta ka maailma üks kõige nafta- ja gaasirikkamaid piirkondi. Ja loomulikult ei ole ameeriklased ja ei peaks ka meie olema huvitatud sellest, et need rikkused satuvad hiinlaste kätte. Sest et hiinlased panevad need loomulikult tööle oma ülemaailmse teist tüüpi hegemoonia kehtestamiseks. Ameerika hegemoonia on teistsugune, aga Hiina tahab kehtestada oma mõrvarlikku, kommunistlikku, salakavalat ja inimesi täielikult kontrolli alla võtvat hegemonismi. Ja ma mõtegi ütlen selle kohta, et ma vaatan mingid inimesed, kes siin kõik kommenteerivad välispoliitikat ja kommenteerivad julgeolekupoliitikat. Ma mõtlen, et huvitav, kust inimesed võtavad sellise nagu ütleme siis enesekindluse. Et kas inimesed kommenteeriksid näiteks samamoodi pangandust ilma, et ma olen korra elus käinud pangas, ma tean. Ma olen korra elus Dubais reisinud, ma tean, mis see kohalik piirkond on. Et tule taevas appi. Julgeolekupoliitika, rahvusvaheline geopoliitika on vähemalt sama keeruline kui pangandus. Ei piisa sellest, et sa tead, kus kohas asub maailmakaardil Jordaania või Katar. Ja ma arvan, et pooled kommenteerijad ei teagi. Ei tee Omanil ja Kataril vahetki. Et rääkimata sellest, et nad ei suuda nagu näha seda, et kes siis kellega mida koos teeb. Et mina vaatan küll seda Iraani asja väga lihtsalt. See on täpselt samas loogikas, nagu oli Venezuela asi. Trump järjest nii-öelda võtab rivist välja Hiina liitlasi, Hiina nii-öelda käsilasi, kes on sekkunud Ameerika asjadesse, võtab Hiinalt ära odavat energiat, sest mida Hiina sai? Ka Venemaalt. Ja, Venemaaga on ambivalentsem see asi, sellepärast, et Venemaa jaoks energiakriis võib ka tähendada lisatulu. Aga Venezuela oli üks koht, kust Hiina sai sisuliselt pool muidu naftat. Sest Hiina ajas Venezuela, eks ole, võlakeerisesse. Kui Venezuela on praegu võetud nii-öelda venelaste rivist ära ja võetakse nüüd ära ka Kuuba, siis jääb ainult Nicaragua ja sellega võetakse ära venelastelt ka see šantaaži moment, mida venelased on öeldud siin korduvalt. Aga kui ameeriklased võivad tulla siia meie külje all oma baasidega, siis miks meie ei või minna Venezuelasse, Kuubale ja Nicaraguasse oma allveelaevadega, oma rakettidega, oma baasidega, oma õhutõrjega, millega iganes. Et võetakse ära, tegelikult Venemaal võetakse tüki haaval ära neid globaalseid jalgealusi, mida nad saaksid nii-öelda suures mängus kasutada. Ja Hiinaga sama lugu. Ja Hiinaga on sama lugu. Ja Hiina sai ju peale Venezuela odava nafta, sai ta ka Iraanilt väga odavat naftat, et ta sai seal 20-30% maailmaturust odavalt. Ta muide Hiinaga pressis ju Venemaalt hinda alla, aga mida ei teata selle kõige juures veel, millest nüüd Hiina jääb ilma ja mis oli tema üks suur eelis, ütleme, rahvusvahelisel kaubandusturul oli see, et temal oli energiahindade sisendid olid 20-30% soodsamad kui teistel. Naftal on maailmaturu hind, Hiina saab selle kolmandiku võrra odavamalt. Pluss, et tal ei ole ühtegi keskkonnanõuet, pluss tal on lapstööorjad ja nii edasi. Ja see oli tema nii-öelda konkurentsieelis. Aga mida ei teata, selle rünnakuga, mis nüüd toimus nädal ajaga, BRICS on lõpetatud. Nii sõjalise kui majandusliku nii-öelda ohuna BRICS on lõpetatud. See, mida praegu Iraani sõda saavutab ja see ei meeldi kindlasti nendele inimestele, kes on anti-amerikanistid. Ja mulle üldse tundub, et väga paljud inimesed hindavad kogu seda Iraani sõda ainult sellest vaatevinklist, et neile ei meeldi kas juudid või neile ei meeldi ameeriklased. Ja mina ütleksin, neile ei meeldi Trump. Ja neile ei meeldi Trump. Mina ütleksin niimoodi, et aga rahvusvaheline poliitika, välispoliitika ja julgeolekupoliitika ei ole nagu mingisugune jalgpallimäng või käsipallimäng, kus sul on lemmikvõistkond, kellele sa igal juhul hoiad pöialt ja vastaspoolt igal juhul sõimad ja karjud, kui neil läheb hästi. Et see ei ole nii, et see on palju keerulisem. Seda ei tohi niimoodi emotsionaalselt võtta, et need meeldivad, need ei meeldi. Tuleb küsida seda, kes mis asja teeb, mis on kasulik, mis on kahjulik.
mismoodi meid mõjutab? Kas see, kuidas ta meid mõjutab, on meie poolt omakorda kuidagi korrigeeritav, kui ei ole, siis kuidas me kohaneme sellega? Need on need küsimused, mida küsida tuleb. Ja nüüd on, mina ei tea küll mingisugust, mul ei ole mingit reservatsioone. Minule sobib Trump ja Trumpi välispoliitika, sest see on ikkagi Euroopa kristliku tsivilisatsiooni kaitsmine türannia ja satanistide eest, kes on kogu see, nagu me selle Epsteini asja ikkagi täiesti üheselt selge, globalistid ongi satanistid, kes joovadki laste verd ja teevad lapsohverdusi ja on pedofiilid, et see on nii võigas kõik. Ja selle globalistliku võrgustiku purustamine käib ka läbi Venezuela, läbi Iraani, sest Iraan oli see koht, kust pesti rahasid. Hirmsal kombel pesti rahasid ja kust liigutati siis selle BRICS-i kaubandust niimoodi, et nad ei teinud arveldusi dollarites. Ja see praegu nädala ajaga on garanteeritud see, et nii-öelda petrodollar ehk Ameerika dollari ülemuslikkus jääb kehtima. Ja ütleme see kogu see BRICS-i alternatiivse valuutasüsteemi loomine on põhimõtteliselt see ei ole enam päevakorras. See ei olnud enam minu meelest päevakorras pärast seda, kui nad tegid lükatõmba kulla hinnaga siin aasta alguses, kus keskpangad on endale kõvasti kulda kokku ostnud ja siis mõne väga kavala lükke ja liigutusega toimus järsk kulla ja hõbeda hinna langus, mille tagajärjeks oli siis keskpankade siis ütleme selle keskpankade varade allahindamine ja likviidsuse kadumine, mis kõik tegid kohutava põntsu panid Hiina ja ka Venemaa ja teiste paljude riikide ütleme siis likviidsusele ja võimekusele rahaliselt midagi liigutada. Et sinna otsa nüüd see naftadollari ülimuslikkuse tagamine ja nüüd veel üks asi, mis sinna otsa tuleb. Kui see sõda õnnestub Trumpil lõpetada edukalt ja edu siin defineeritakse erinevalt, aga ütleme nende enda edu mõõdupuu on ikkagi see, et raketiprogramm lõpeb ära, tuumaprogramm lõpeb ära ja terrorismi rahastamine lõpeb ära. Et kas seal režiimi vahetus toimub või ei toimu, ma arvan, et mingisuguses mõõtmes toimub, aga see ei ole nende jaoks kõige olulisem, vaid nende jaoks on oluline see, et ükskõik, kes seal pärast seda sõda siis nii-öelda valitsemisohjad kätte saab, see ei arenda enam edasi raketi ja tuumaprogrammi, sest et probleem oli selles, Trump eelmise aasta suvel käis ja pommitas maatasaned kohad neil seal tuumaprogrammi kohad. Ja pärast seda lootis, et nüüd on rahu majas. Aga ütleme siis mullad ja Homenei põhimõtteliselt tegid teise järelduse, kui Trump lootis. Trump lootis, et nüüd on nad tohutu tagasilöögi saanud, et nad lõpetavad ära selle asjaga. Need tegid täpselt vastupidise järelduse. Nüüd tuleb veel rohkem pingutada, et kiiremas korras need relvad kätte saada. Selles mõttes, meil kõik võrdlevad siin, ma ei tea, Iraagi sõjaga ja ma ei tea, Afganistanis. See on täiesti valed võrdlused, täiesti valed võrdlused. Kui tahate võrrelda, siis minu meelest on mõttekam võrrelda siin mingite täiesti teiste sõdadega, mis meil praegu üldse läbi ei jookse siin, et see jutt, mida ikkagi nad ütlevad, et nad olid valmis saamas tuumarelva, seda tuleks tõsiselt võtta. Iraagi puhul keegi ei rääkinud kunagi tegelikult tuumarelvast. Räägiti keemiarelvast, mida nad olidki ju kasutanud mõned aastad varem, näiteks Kurdistanis ja Iraagi-Iraani sõjas, aga mille nad olid siis ära likvideerinud ja mida nad tegelikult ei olnud uuesti hakanud hankima endale. Et see oligi bluff, aga Iraani puhul minu meelest tõsise näoga ei saa rääkida, et nende süüdistamine tuumarelva tahtmises on mingisugune infooperatsioon. Iraan on ikkagi hoopiski teise kategooria riik, kui oli Iraak. Et nad on omad järeldused teinud, ega seal ei ole ka õppimisvõimetud lollikesed. Nad on dubleerinud või isegi harali viinud kogu oma juhtimissüsteemi, neil on kuni brigaadi komandöride tasemeni välja iseseisva otsuse langetamise õigus. Mille tõttu me näemegi pommitamist nii Aserbaidžaanis kui kuskil Kataris. Ja täpselt sama on ka poliitilise juhtkonnaga, et need käsuahelad ja need on nii tehtud praegu ümber, et see vastupanu saaks jätkuda kas või teatud piirkondadeski, kui enam üldse keskvalitsust ei ole. Ja selles mõttes on see ikkagi üks peavalu koht. Meie ei tea ju kogu seda informatsiooni, mis on Ameerika väejuhatusel ja mis on Trumpil.
nad täiesti arusaadav, et nad ei läinud lootusetut üritust tegema. Neil pidi olema väga selge plaan ja meil jälle propaganda räägib, kus Trumpil puudub plaan. Trumpil ei puudu kunagi tal on alati plaan. Tal on mitte ainult üks plaan, vaid tal on mitu plaani. Nii et ma olen täiesti veendunud, et seal mingit pikaajalist aastate pikkuseks venivat sõda ei tule. No ma ei oska öelda, võib-olla 3 nädalat, võib-olla 6 aega. Ja see, et me ei tea, see on tema nii-öelda tüüpiline käitumismuster, et ta hoiab kogu aeg inimesed, et 1 nädal ütleb, et ma olen 2 nädalaga lõpetanud, siis ta ütleb, me võime seal olla igavesti, siis ütleb 6 nädalat. Aga selge on see, et see on teist sorti ja keerulisem vaenlane, aga samas on see ka nõrk vaenlane, sellepärast, et Iraan on palju rahvuseline, seal on erinevad religioone, seal on ka kristlasi muide, isegi veel, vaatamata kõikidele nendele kristlaste vastastele terroritele. Ja näiteks miks praegu Aserbaidžaan on relvile tõusnud? Aga sellepärast, et 2/3 aseritest elab tegelikult Iraanis. No kurdidega on sama lugu, mitte küll 2/3, aga väga suur piirkond on. Jaa, aga kurde praegu ässitada üles sellega, et aga lammutame Iraani ja te saate oma riigi. See on see, mida kurdid tahavad. Selle sama põhjapoolse, õigemini siis kirdepoolse tüki Iraagist ja mida nad praktikas kontrollivad? No seal on autonoomia. Ja selle läänepoolse tüki Iraanist, selle saate oma riigiks ja siis vaatame, mis edasi saab. No Türgi on muidugi selle peale väga tige. Türgi on tige, aga Türgit ostetakse ära praegu sellega, et aga anname aseritele siis need aseritega asustatud maad ja teeme suur Aserbaidžaani, aga ühel hetkel siis ka suur Türgi. No ma ei taha mõelda seda õudusunenägu, mida praegu peaksid nägema kõik, viimane kui üks armeenlane. Sest Armeenial ei ole kohta siis enam seal. Siis on suur Türgi, Armeenia neelatakse all. Aga mis ma olen veel selle, majanduslikult, täielikult maailmakaart muutub praegu sellega, mis toimub ja muutub paremuse suunas. Praegu muidugi on keeruline, et naftahinnad on üleval ja lähevad spekulatsiooniga üles, eks ole. See ongi ju ka Iraani üks eesmärk olnud, tekitada hirmu. Aga ma arvan, et see on ajutine. Sest tegelik tootmine kasvab maailmas kogu aeg tänu ameeriklastele. Aga teine asi, mida me nägime seal sõjas, on ikkagi see, et iraanlased ise arvasid, et nad on väga korraliku armee üles ehitanud, väga korraliku laevastiku loonud, drooniarmee loonud, neil oli väga palju Hiina ja ka vähemal määral Vene õhutõrjerelvastust ja me praegu nägime, et Ameerika relvastuse vastu see tehti esimesel paaril päeval lihtsalt pihuks ja põrmuks, laevastik hävitati ära. No laevastik on täielikult hävitatud, droonid on suhteliselt veel, kõige rohkem töötavad veel droonid, me teame miks ja kuidas, aga siis raketivõimekus on samamoodi juba maha keritud, et see peab panema hiinlasi mõtlema, kas me ikka tahame Taiwani kallale minna praegu. Ja minu kokkuvõte, meil saateaeg saab otsa, ma arvan, me jõuame sellest Iraanist kindlasti palju veel rääkida. Minu kokkuvõte on see, kui ameeriklastel läheb praegu hästi seal, ameeriklastel ja juutidel, peaks neile mõlemale pidama pöörda, siis see saadab väga selge sõnumi Venemaale. Seni kuni Eesti on ameeriklaste kaitse all, seni kaua me ei pea venelasi kartma. Küll aga näeme me täna siin selle sõja esimese nädala jooksul, kuidas Hispaania ei toeta Ameerikat, London ei toeta Ameerikat, NATO laguneb meie silme all. Mingit NATOt ei ole. Seda me nägime juba Gröönimaaga, aga nüüd me näeme seda uuesti. See tähendab, kui me tahame julgeolekualast liitlast saada, kellega keda venelased kardavad, siis meil millestki muust rääkida ei ole. Aga kuule, vaata otsa siin mõningatele ka meie luurejuhtidele ausalt öös ka silmaarsti kõige peenema optilise materjaliga, aparatuuriga ei leia sealt mitte ühtegi intellektuaalset sädet. Poliitiline juhtkond sama. NATO ja meil on Põhjala ja Balti ja tulge nüüd mõistusele kulla inimesed. Et see on lasteaed ju, see on ju lihtsalt lasteaia tasemel jutt. Maailmas toimuvad nii suured muudatused praegu, et meil on ainult üks valik. Me peame olema tegema ennast vajalikuks ja kasulikuks Ameerika Ühendriikidele ja veenma selles Donald Trumpi. Kui me suudame veenda Donald Trumpi selles, et me oleme Ameerika Ühendriikidele vajalikud ja kasulikud, siis me oleme kaitstud. Seni kuni me plõksime siin koos Londoniga ja mingisuguse rahvusvahelise süvariigiga Trumpi vastu ja Ameerika vastu, seni me seame oma julgeoleku kõige otsesemalt ohtu.
Eesti rahva eksistentsi. See on meile venelaste kaela tõmbamine. See on nii lihtne. Ja, aga ei saada aru. Täname kõiki vaatamast ja kuulamast ja olge meiega ikka nädala pärast. Seniks ilusat kevade jätku. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee